kas see on magusate porgandipannkookkide lõhn? Jumalik. Vürtsitatud sooja õunajoogi aroom. Ja veel lõhnab siin suits. Suits! 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 Haruldus! Rikkusid üllatuse ära. Tahtsin hommikusöögi sulle voodisse tuua. Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni, küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka. Kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on, täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni, te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni, sõprus on maagiline. Hommikust Haruldus. Isa, ema. Mesimagus tegi selle näma hommikusöögi täiesti ise. Ma arvasingi nii. Ma ei teadnud, et mahla saab kõrbema lasta. Ma olen teda õpetanud. Mind ei üllataks, kui ta saab peene kokkakunsti eest ilumärgi enne, kui me puhkuselt tagasi tuleme. Puhkuselt? Kas see oli sel nädalal nagu sellel nädalal, mis praegu algab? Las ma arvan, õunamoos? Ei, las sai. Meil tulevad kõige lõbusamad ajad, mis kahel õel olla saavad. Lähen toon asjad papsivankrist ära. Kui te ütlete nädal, kas see tähendab kõik 7 päeva? Ja 6 ööd. Nii lühike aeg pisikese õega koos olemiseks. Kas sa sööd selle ära? Aga mul on nii palju teha. Nojah. Eks ma lisan siis õega aja veetmise tööde nimekirja. Mõned vajalikud asjad. Nii, koristame nüüd köögi kenasti ära. Koristame ära, me ei ole veel söönudki. Kuule, mesimagus, ma hindan seda, mida sa teha proovisid, aga me ei saa seda süüa. See on kõrbenud. See ei ole nii kõrbenud. Ära muretse mu kullake, kohe panen korraliku hommikusöögi hakkama. Kas ma võin aidata? Oh, loomulikult. Kohe võid, mesimagus, las ma panen enne kõik hakkama. Haruldus, minu arust ütlesid sa, et ma võin aidata. Sa aitadki, sina võid karneeringu taldrikutele panna. Kas sa mõtled seda Peterseli lehte või? Rahulikult nüüd. See peab täpselt õigesti olema. Kiirustada pole vaja. Ei, see on liiga aeglaselt. Ettevaatust. Me ju tahame täiuslikkust. Pole paha. Nii, ma pean üht-teist ära tegema. Kas sa võiksid mustad käterätid pesuruumi viia? Loomulikult, ma näitan, et minust on kasu. Mesimagus, ma ju ütlesin, et minust on kasu. Oled üllatunud? Kas ma olen? Sa pesid mu uskumatut kalli, ainulaadse, heegeldatud villase disainer kampsuni ära. Kas sa tead, kui keeruline midagi sellist saada on? Milles selline kära? Kära on sellepärast, et kuuma päikese käest tõmbab vill kokku. Oi, vabandust. Nii, tagasi tööle siis. Ma pean looma. Vabandust. Ära pahandustesse satu, eks, palun? Ma lihtsalt tahtsin õele midagi head teha. Mul on nii igav. Millal Haruldus ometi töö lõpetab? Ära pahandustesse satu, eks? Joonistamise pärast pole ma kunagi pahandusse sattunud. Siia oleks midagi vaja.
Tere, Haruldus! Ma joonistasin sulle midagi erilist. Oh ei, kas sa kasutasid neid kalliskive? Jah, aga ma tean, et sul on neid töötoas veel. Need olid väga haruldased helesinised safiirid. Mul on neid ühe väga tähtsa kliendi kostüümi jaoks vaja. Oi, vabandust. Messimagus, mida ma küll sinuga teen? Me võiksime koos värvida, rattaga sõitma minna, malet mängida, laulda, konni püüda, padjasõda teha. Ma ei mõelnud seda. Nüüd ma pean minema kalliskive juurde otsima. Ma tulen sinuga kaasa ja aitan. Ei, aitäh. Sa võid aidata sellega, et korjad need paberid kokku ja laod virna kenasti. Paned pliiatsi tagasi täpselt sinna, kus sa need võtsid. Ja palun leia endale tegevus, millest ei jää nii suurt segadust, mille pean mina ära koristama. Isver, susver, kas ma ei suuda siis midagi õigesti teha? Mesimagus! Ma olen tagasi! Mesimagus! Üllatus! Minu inspiratsioonituba! Mida sa tegid? Mida sa tegid? Kui ma nägin, milline segadus su toas valitseb, ma arvasin, et ma koristan selle sinust ära. See ei olnud segadus, see oli organiseeritud kaos. Ma hakkasin just moekollektsiooni kavandamist lõpetama ja sina panid kõik ära. Aga iga kord, kui mina segaduse korraldan, saad sa pahaseks. Aga see oli minu segadus, minu kodus. Nüüd ma pean otsast peale alustama. Aga ma arvasin, et sa rõõmustad. Rõõmustan! Mul on vaja omaette olla. Kuidas harulduse juures läheb? Noh, suurepäraselt. Mis? Ma tahaks, et me saaksime koos midagi erilist teha, ilma et ma midagi nässu keeraks. Kabjaõdede peoõhtu. Mina ja õunarüpp käime igal aastal. Te võite haruldusega lahedatel aladel teiste õdede vastu võstelda. See on täiuslik viis koos aega veeta. Harulduse arust on see kindlasti oivaline idee. Kui naeruväärne idee. Võistlus magusõuna aias. See ei kõla väga puhtana. Mis siis? Nüüd sulle siis jälle ei meeldi segadused. Mesimagus, mis tooniga sa räägid? Ma olen ikkagi su suur õde. Just, ja kõik õed, kes oma õest hoolivad, lähevad. Mesimagus, tõsiselt. Väikeste totrate mängude mängimine mudas, see on tahumatu, õega või ilma õeta. No, siis ma äkki lähen kabjaõdede peoõhtule ilma õeta. Tegelikult, ma arvan, et ma proovin kogu ülejäänud elu ilma õeta hakkama saada. Et mina rikun sinu elu ära? Tõesti? Kas sa siin ringi oled vaadanud? Mina olen see, kellel ilma õeta parem oleks. Paistab, et vähemalt ühes asjas oleme samal nõul. Kummalgi meist ei ole õde vaja. Kokku lepitud, hüvasti, mitte õde. Tahumatu. Ta ütles, et kabjaõdede peoõhtu on tahumatu. Jah, tahumatu. Oota, mida tähendab tahumatu? Asi ei ole mitte ainult peoõhtus, ta arvab, et mina olen tahumatu. Kuulake, haruldus arvab, et kõik on tahumatu. Mida tähendab tahumatu? No see tähendab ebaviisakas, halbade kommetega. Täpselt. Mesimagus, anna haruldusele aega, ta tuleb mõistusele, õed tulevad alati. Mitte sellised õed nagu haruldus. Ole nüüd, meil õunaõiega on mõned tööd lõpetada. Äkki saad appi tulla? Oled kindel, et tahad minu abi? Ma rikun lihtsalt kõik ära. Ole nüüd, nii ei tohi mõelda. Vaata. Hästi püütud, õunaõis. See on töö. Muljutud õunu me müüa ei saa, sellepärast korjame need sigadele söögiks. See on suur töö.
sellepärast teeme sellest mängu. Tahad proovida? No olgu. Ai! Sul on õigus, see on raske töö. Sellepärast me teeme seda koos. Haruldus ei taha kunagi kodutöid koos teha. Kogu töö on hukas. Tänu mesimagusele. Heldus, siin on tavaliselt suur segadus. Mõte! See on geniaalne! Ma nimetan selle moe täisspektriks. Kui mesimagus poleks. Pole hullu. Ta poleks ikkagi tohtinud mu asju ilma loota näppida. Õuna, sinu kord! Te teete viinamarja mahla. Haruldus kutsuks moe politsei, kui ma ta kallite kostüümide lähedale viinamarja mahla ajaks. Milline rumalus? Õunaõis. Palun, õunarüüp, ta ei mõelnud. Kuidas sulle need viinamarjad meeldivad, väike pärdik? Nii, ma pesen need kangad nüüd oma uue moe kollektsiooni jaoks ära. Oh, mu lemmikkampsun. Uskumatu, mida mesimagus tegi. Oi, opaan! Mesimagus oleks nagu teadnud, et see kampsun sobib sulle täiuslikult. Ja ta võib ennast õnnelikuks pidada, et see mõtlematu pahategu nii hästi lahenes. Õunaõis! Tule nõeke! Nad oleks nagu üks poni. Juhu! Hästi aetud kariõeke! Oleks võinud lihtsalt paluda. Haruldus ei löö minuga kunagi kapju kokku. Täiuslik. Üks veel ja see komplekt on Finni. Mesimagus, kus ta tobe väike kunstiprojekt on? Oi, mesimagus, minu üks ja ainus õde, mida ma teinud olen? Ma raiskasin kogu aja, mille oleks võinud sinuga veeta virisemise ja soovimise peale, et sind ei oleks. Vaene mina. Hei, ma pean ta tagasi saama, ma pean. Olgu taevalik mulle tunnistajaks, enam kunagi ei pea ma olema õetu. Mesimagus. Ma olen kõik kohad läbi galopeerinud, et sind leida, Tere, mitte õde. Mida sina siin teed? Ole parem ettevaatlik, sa võid tolmuseks saada. Oh, mesimagus, ma tahtsin vabandada. Mul ei ole õeta parem. Minul ei ole samuti õeta parem. Päev õunarüübi ja õunaõiega pani mind seda mõistma. Oi, magusake, sa ei kujuta ette, kui hea seda kuulda on. Ja sellepärast ma võtangi õunarüübi endale suureks õeks. Mida? Mida? Õde on keegi, kes teist armastab ja tema eest hoolitseb. Õunarüüp on õige õde. Oo, pea kinni, mesimagus. Ära nüüd liiale mine. Pealegi on ta minu suur õde. Ja, no. Või äkki peaks ta sinu õeks hakkama, et ta saaks sulle õpetada, milline hea õde olema peab. No, tegelikult mul ei ole vaja õppetundi, kuidas hea õde olla. Ma luban. Kuule, ma õpetan sind oma lemmikpirukat tegema. Või näitan, kuidas õigesti lakka seada. Kas ei oleks lõbus? Sa tahad, et ma tuleksin koju, et meie saaksime teha midagi, mida sina tahad teha. Noh, jaa? Unusta ära. Meie oleme ju ikkagi õedeks. Noh, see vabandus läks sujuvalt. Õunarüüp, miks sa pead nii hea olema ja mind halvas valguses näitama? Haruldus, sa mõtled jälle ainult enda peale. Õde olles peab andma ja võtma. Sa oled palju võtnud, aga mitte eriti palju andnud. Loomulikult ma annan. Ma annan õppetunde ja mõistlikke korraldusi. Aga sa ei anna kunagi järele. Õde olemine on nagu õuna
õunapirukas. Sul võib ju olla imelisi õunu ja sul võib olla fantastiline tainas, aga vaid koos saab neist täiuslik õunapirukas. Aga üksinda on need ainult hunnik putru ja veidi kuiva krõbedat pudi. Ma tean, mida ma tegema pean. Ma loodan, et ei ole liiga hilja. See on vist hea, et haruldus siin ei ole. Kogu see ettevõtmine on tahumatu. Vaata, milline pirakas siga. Ta on väga kenake. Seda sõna haruldus ei kasutaks. Heldus, milline vastik jõletis. Tal oleks vaja täielikku muutumist. Kohe on aeg. Teie kaks lõbutsege. Küll tahaks, et mul oleks õde, kellega võistelda. Mida? Sul on? Me mõtlesime, et kuna meie teeme seda igal aastal, ma laenan sulle oma suurt õde, et sa saaksid proovida. Õde 1 päevaks. Pole võimalik. 1 päevaks. 1 päevaks. Kas see asjandus töötab? Ma ei usu, et see asjandus töötab. Allo, töötab või? Ei tööta? No kui sa nii ütled. Totter, moodne vidin. Nüüd algab ala, mida kõik olete oodanud. Kabja õhtu, poissunnik, suur võidujooks. Sel aastal on meil 5 meeskonda. Liigume finišijoonele. Mida? Stardijoonele? Nii ma ütlesin. See on meile 1 päevaks. Õin kaasa. Parimad õed võitku. Tähelepanu! Valmis olla! Lähe! Kas kõik on korras, õunarüüp? Õunarüüp, aita! Sa suudad, õde! Tuleksite peaaegu võitnud. Tänan, õunarüüp. Sa olid nii imeline. See polegi oluline, et ma ei võitnud. See oli nii lõbus. Haruldus. Oota, kus õunarüüp on? Ma ei saa aru. Me vahetasime esimese mudaaugu juures kohti. Kas siis meie läbisime terve võistluse koos? Nii see oli, väike õde. Kõik peale stardi. Aga te lõpetasite koos. Kas siis te olite kõik koos kambas? Kas sa tegid seda minu pärast? Meie. Ma tegin seda meie pärast. Sest vaata, meie olemegi õunapirukas. Mida? Ma seletan hiljem. Aga nüüd me oleme peo ära teeninud. Jaa! Kus? Spaas, loomulikult. Oi, haruldus. Ma ei tee nalja. Niisiis, mida me printsessile kirjutame? Mina alustan. See, et sul on õde, on parim asi maailmas. Aga kindlasti mitte kõige lihtsam. Ma olen nõus. Õde olemine on imeline. Aga vajab meeskonnatööd.
mõnikord on vaja teha kompromisse. mõnikord on vaja aktsepteerida teiste erinevusi. aga peamiselt peab koos lõbus olema. isegi kui see tähendab, et peab veidi kapju määrima. päris palju määrima. veidi määrima. palju määrima. veidi määrima. palju. pidage. Kuidas oleks? Parasjagu määrima. Mitte liiga palju, mitte liiga vähe. Parasjagu. Kokku lepitud. Tõlkis Käri Sõelsepp. Teksti luges Karin Rask.